Me oleme nagu ainuke gümnaasium Saue vallas, nii et me nagu peaksime olema olemas ka neile, kes siis tulevad täiesti teisest otsast, näiteks Turbast või Riisiperest, et nad peavad ikka ärkama täpselt sama kell ja ootama 1,5 tundi, et tunnid algaks. Ja siis nad veel ootavad peale tund aega ja siis on huviringidega jama ja küsivad varem tunnist ära ja et lõppkokkuvõttes selline suur korralagedus. Nii kirjeldab tekkinud olukorda Saue riigigümnaasiumi 11. klassi õpilane. Nimelt on Saue kooli õpilased ja õpetajad vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi uuele korrale, et koolipäev peaks algama kell 9. Õppurid tegid lausa koolis küsitluse, mille järgi 75% õpilastest ja lastevanematest tahaksid jätkata praeguse rütmiga, ehk tunnid algavad kell 8:30. Koolipäeva algusaeg ei saa põhineda lihtsalt sellisel meeldib, ei meeldi küsimusel või sellel, et mis mulle rohkem lihtsalt meeldib ja seda tulemust oodata, et ükskõik milline variant valida, et see 100% on väga mugav kõigi jaoks, ei olegi võimalik. Küll aga on võimalik koolidel taotleda erandeid. Kooli hoolekogu põhjendatult ettepanekul ja koolipidaja heakskiidul võib siis see alata ka varem, kuid mitte varem kui kell 8. Saue riigigümnaasiumi olukord on erandlik, sest koolipidaja on riik ise. Kuigi Saue kool saanuks taotleda erandit, siis selle klausliga, et samal ajal tuleb esitada üleminekuplaan, kuidas 2 aasta jooksul jõuda selleni, et koolipäev algaks ikkagi kell 9. Seega otsustas juhtkond, et parem on uuele kellaajale üle minna juba sügisest. Mis puudutab huviharidust ja sõiduplaane, siis Haridusministeeriumi esindaja sõnul on aasta olnud piisavalt pikk aeg ümberkorraldusteks. Selle planeerimisega saab loomulikult tegeleda iga koolipere ise. On ka soovitus, et püüda kujundada koolipäevad selliselt, et nad üle nädala oleksid enam-vähem sama pikkusega ja läbi selle võimaldaksid ka siis jõuda iga päev soovitud huvitegevustesse. Tallinnas elav 3 lapse ema Jane on see-eest väga rõõmus, et tunnid algavad nüüd pisut hiljem. Jane meenutab enda kooliaega ja seda, kuidas esimesed tunnid möödusid sageli silmad vidukil, sest lapse organism ei olnud veel ärganud. Meil on päris mitmed õhtud olnud just veetnud sellega, et miks ma pean nii vara kooli minema ja see selgitustöö, miks on vajalik. Et nüüd on vanem laps, ütleme siis see 15-aastane laps, tema on nüüd võtnud selle paratamatusena, et nii peab, ma lähen siis kella 8 kooli ja ta ei saa seda, see on midagi, mida sa ei saa muuta. Aga tegelikult nad on hästi rõõmsad, et kella 9 saavad minna. Muidugi mõistab Jane, et kuna tema pere elab linnas ja lapsed käivad ka linnas koolis, siis nende olukord on transpordi vaatest lihtsam kui näiteks Saue koolis käivatel lastel. Aga koolipäeva hilisemat lõppu ja huvihariduse muresid Jane pere ei karda. Huviharidus peab olema samamoodi paindlik ja arvestama sellega, seepärast kui neil ei ole lapsi, neil ei ole ka tegelikult tööd. Me peame vast tegelikult koolid kindlasti disainima selle järgi, kuidas on sellel teismelisel kõige parem ja kuidas tema vajadused oleks kaetud. Haridus- ja Teadusministeeriumi määruse järgi peab koolipäev uuest õppeaastast algama üldjuhul kell 9 hommikul.